vanakooli mehena, kuna ma huvitavat lugeda ei oska, hakkasin algusest lugema ja juba ongi nii pikk. Nii, neetud lurjus, ütles ta. Ma jätsin su 3 minutiks üksi ja selle ajaga hirmutasid sa neil kõhud lahti. Vehkisid seal selle neetud kärbse piitsaga, karjusid midagi sisalike kohta. Sul vedas, et ma õigel ajal kohale jõudsin. Nad olid valmis politsei kutsuma. Ma ütlesin, et sa oled ainult purjus ja et ma viin su tuppa külma duši alla. Kurat, nad andsid meile pressikaardid ainult sellepärast, et sinust lahti saada. Ta sammus närviliselt ringi, jumala eest, sest see tegi mu kaineks. Ma pean narkootikume saama. Kuhu sa meskaliini oled pannud? Õlakotis, ütlesin ma. Ta avas koti ja piskis 2 tabletti suhu, samal ajal kui mina panin makki lindistama. Võib-olla peaksid sina ainult 1 võtma, ütles ta, see hape mõjub sul ikka veel. Ma olin nõus. Me peame enne pimedat rajale minema, ütlesin ma. Aga meil on aega enne uudiseid vaadata. Peaks selle kreibi lahti lõikama ja rummipunši tegema. Äkki viskame 1 margi ka sisse. Kuule, kus mu auto on? Me andsime selle kellelegi parkimisplatsil, ütles ta. Mul on talong portfellis. Mis selle number on? Ma helistan alla ja lasen auto ära pesta. Saab sellest tolmust ja saastast lahti. Hea mõte, noogutas mu advokaat. Aga ta ei suutnud talongi leida. No nüüd oleme perses, ütlesin ma. Ma ei suuda neid kunagi pehmeks rääkida, et nad annaksid auto meile ilma talongita. Mu advokaat mõtles hetke, võttis toru hargiti, küsis garaaži. Siin on doktor Gonzo 85-st. Ütles ta, paistab, et ma olen kaotanud parklatalongi selle punase kabrioleti eest, mis ma teie juurde tõin. Aga ma tahan, et 30 minuti jooksul oleks auto pestud ja sõiduks valmis. Kas te saate uue talongi anda? Mida? Jah, hästi, see sobib. Ta pani toru hargile ja küünitas hašipiibu järele. Ei mingit probleemi, see mees mäletab mind. Väga hea, ütlesin mina. Neil on selleks hetkeks, kui me välja ilmume, suur võrk meie jaoks valmis. Ta raputas pead. Sinu advokaadina soovitan ma sul minu pärast mitte muretseda. Telekad olid laose invasioonist, seeria õudust äratavaid kaadreid. Plaavatused, hoonete rusud, inimesed paanikas põgenemas, Pentagoni kindralid vahutamas absurdseid valesid. Pane see sitt kinni, karjus mu advokaat. Lähme siit välja. Tark mõte. Mõni hetk pärast auto kättesaamist vajus mu advokaat narkokoomasse ja sõitsin Main Streetil punase tule alt läbi, enne kui ma suutsin juhtimise enda kätte võtta. Ma hiivasin ta juhi istmelt ära ja ronisin ise rooli. Tundsin end hästi, kohe erakordselt ärksalt. Nägin enda ümber liikluses inimesi rääkimas ja ma tahtsin kuulda, mida nad ütlevad. Kõiki nii. Aga suund mikrofon oli pakiruumis ja ma otsustasin selle sinna jätta. Las Vegas ei ole seda sorti linn, kus sa tahaksid Main Streeti pidi sõites inimeste suunas bazooka moodi instrumenti sihtida. Keera raadio valjemaks, keera makk kõvemaks, vaata päikeseloojangusse kaugel ees, keera akned alla, tunne jaheda kõrbetuule õiget maitset, jess, muidugi. Selles kogu asi ongi, täielik kontroll nüüd ja kohe. 2 vana head semu tuulutavad, laupäeva õhtul tulipunases kabrioletis mööda Las Vegase peatänavat. Pilves, segi kamminud, perses, head inimesed. Ma loen veel. Nii. Baari lendas sisse kerekas keskealine Harley Davidsoni diisärgiga õli, kes karjus. Kurat võtku, mis päev täna on? Kas laupäev? Rohkem nagu pühapäev, vastas keegi. Kõik on ikka täitsa persses, röögatas HD vend otseselt mitte kellelegi. Eile õhtul olen ma oma kodus Long Beachil, kui keegi ütleb, et mint 400 põrutatakse täna. Mina teatab oma mutile, et kurat võtaks, mina läksin. Ta naeris. Selle peale kukkus ta hullult lõugama, nii et ma andsin talle paar hoopi. Järgmine asi, mida ma mäletan, on see, et järsku vedasid 2 tüüpi, keda ma kunagi näinud polnud, mind kõnniteele ja peksid mind läbi. Jeesus, nad peksid mul lolliks. Ta naeris uuesti ja vatras edasi, tundmata huvi, kas keegi ta kuulas. Kurat võtaks. Siis üks neist küsib, kuhu sa lähed ja mina ütlen Las Vegasesse, mint 400-le. Ja siis annavad nad mulle 10 toltsi ja viskavad mu bussijaama ära. Ta jäi vait. Vähemalt ma arvan, et need olid nemad. No nii, igal juhul siin ma olen ja ma ütlen teile, et see oli üks kuradi pikk öö. 7 tundi selles netud bussis. Aga kui ma üles ärkasin, siis päike juba tõusis ja ma olin keset Vegase südalinna ja esimese hooga ei teadnud ma üldse, mida kuradit ma siin teen. Ainuke, mida ma suutsin mõelda, et oli, Jeesus, lood on jälle nii kaugel, kes must seekord lahutanud on.
ta sai kellegi käest sigareti ja kui ta seda põlema pani, irvitas ta ikka veel. aga siis tuli mulle meelde, jeerum, ma olin siin mint 400 pärast ja persse, ainult seda mul oligi vaja teada. ma ütlen teile, et siin on suurepärane olla. mul on savi, kes võidab või kaotab, on lihtsalt suurepärane olla koos teiega, poisid. siin koos. keegi ei vaielnud temaga, me kõik saime aru, mõnedes ringkondades oli mint 400 midagi palju tähtsamat kui Super Bowl, Kentucky Derby ja Lower Oakland Roller Derby finaal kõik kokku. see ralli tõmbas ligi väga erinevat tõugu inimesi ja meie sõber Harley T-särgis oli ilmselgelt üks neist. Life'i korrespondent noogutas arusaajat ja karjus paarimehele, saada mehele, mis ta tahab, ja kiiresti kraksatasin ma. miks mitte 5? ma põrutasin oma lahtise veritseva käega vastu letti. no kurat, tooge meile 10. ma taon selle kinni, karjus Life'i mees. ta ei suutnud letist enam kinni hoida ja vajus vaikselt põlvili, aga rääkis ikka kõigutamata autoriteediga. käes on maagiline hetk spordis, see ei pruugi enam kunagi korduda ja siis ta hääl murdus. ma käisin kunagi Triple Crowni, komises ta, aga see polnud pooltki sellest, mis täna siin toimub. keegi punnis konnasilmadega naine rebis palavikuliselt teda püksirimast. tõuse püsti, Anusta. palun tõuse püsti, sa oleksid väga kena mees, kui sa ainult püsti tõuseksid. mees naeris närviliselt. kuulge proua, nähvas ta. ma olen siin, kus ma praegu olen, juba talumatult kena. Te läheksite hulluks, kui ma püsti tõuseks. naine jätkas sikutamist. ta oli 2 tundi mehe käevangus innelnud ja nüüd käis ta ennast välja. mees Life'ist ei hoolinud sellest ja nii vajus ta sügavamale käbarasse. ma pöörasin pea ära, see oli liiv. me olime ikkagi kodumaa spordipressi koorekiht ja me olime kogunenud siia Las Vegasesse väga erilisel ülesandel, et kirjutada 4. iga-aastaselt mint 400-st. ja kui sul on käsis selline asi, siis ei saa niisama lolli mängida. kas te ootate lõppemist või?